ja 11. märtsi maavärin 2011. aastal põhjustas Fukushima Daiichi tuumakatastroofi, mis oli sama ulatusega kui Tšernobõli katastroof. Fukushima Daiichi tuumakatastroof oli Fukushima Daiichi tuumaelektrijaamas Fukushima prefektuuris toimunud energiaõnnetus, mille käivitas peamise tsunami pärast 11. märtsil 2011 toimunud Tohoku maavärinat. Vahetult peale maavärinat sulgusid aktiivsed reaktorid automaatselt, mis peatas nende pideva tuumareaktsiooni. Tsunami hävitas siiski hädaolukorra generaatorid, mis oleks andnud võimu reaktorite jahutamiseks vajalike pumpade juhtimiseks ja käitamiseks. Ebapiisav jahutus põhjustas 3 tuumasüdamiku sulamist, vesiniku plahvatust ja radioaktiivse materjali eraldumist esimesest, teisest ja kolmandast reaktorist 12. kuni 15. märtsini. Jahutuse kaotus põhjustas muret ka äsja täidetud 4. reaktori kasutatud tuumakütuse basseinis, mistõttu tõusis temperatuur 15. märtsil värskelt lisatud tuumakütusevaraste tuumareaktsiooni tõttu, kuid ei läinud päris keema. Tuletõrjujad seal pääsid ära autodelt veekahuritega, aga väga-väga viimasel hetkel. 5. juulil 2012 leidis Fukushima tuumaõnnetustest sõltumatu uurimiskomisjon, et õnnetuse põhjused olid prognoositavad ja et tehase käitaja Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ei suutnud täita peamisi ohutusnõudeid, nagu riski hindamine, ettevalmistus kahjustuste kõrvaldamiseks, evakuatsioonikavade väljatöötamine. 12. oktoober 2012 alles tunnistas TEPCO esimest korda, et ta ei ole võtnud vajalikke meetmeid, et karta oma tuumajaamade vastu kohtuasju või proteste esile kutsuda. Fukushima tuumakatastroof oli kõige hullem tuumaintsident alates Tšernobõlist aastal 1986, 26. aprill. Ja teisele katastroofile anti rahvusvahelise tuumasündmuste skaala 7. taseme õnnetuse klassifikatsioon. Alates 2018. aasta septembrist on õnnetuse tagajärjed tekkinud üks kinnitatud surm, mis on seotud kiirgusega. ÜRO aatomkiirguse mõju teaduskomitee ja Maailma Terviseagentuur organisatsioon teatavad, et pärast õnnetust sündinud beebidel ei teki raseduse katkemist, surnult-sündi ega füüsilisi vaimseid häired. Vastupidiselt on arvatavasti toimunud 1600 surmajuhtumit, peamiselt eakatel, kes olid varem hooldekodudes elanud tulenevalt halbadest evakuatsioonitingimustest. Tehase tegevuse lõpetamiseks ei ole senimaani selge plaane, kuid tehase likvideerimise hinnanguline aeg on 30 kuni 40 000 aastat. Ma panen siia veel seda informatsiooni, mida ma olen lugenud hiljem juurde ja mis on asjakohane. Külmutatud pinnase barjäär on konstrueeritud, et vältida põhjavee edasist saastumist. Kuid 2016. aasta juulis näitas TEPCO, et jääsein ei suutnud täielikult lõpetada põhjavee voolamist ja segunemist väga radioaktiivse veega. Vundamendist rikutud reaktorihooned, lisades, et nad on tehniliselt võimelised blokeerima põhjavett külmutatud seinaga. Lõpuks isegi õnnestus, aga ma kardan, et see jääsein kestab ainult järgmise maavärinani magnituudiga 8,0 või rohkem. Ehk ta on hädaabinõu.
2017. aasta veebruaris avaldas Stepco teises reaktoris tehtud pildid kaugjuhtimiskaameraga võetud, mis näitab, et reaktori peamises mahutis on surveanomall metallrestis 2-meetrine lai auk, mis võib olla põhjustatud surveanomast väljuvast kütusest, mis näitab, et see kiht on läbi sulanud. Seejärel tuvastati reaktori 2 surveanoma, sest kiirguse tase umbes 210 siivertit tunnis. Need väärtused on kahjustamata kasutatud tuumakütuse kontekstis, mille tüüpilised väärtused on 270 siivertit tunnis pärast 10-aastast jahutamist ilma varjestuseta. Võrdluseks surmav kütuse kiirgus inimesele on 5 siivertit tunnis. Väga tugevad meesterahvad, kellel on antud head tervist, kellel on väga hea vorm, taluvad kuni 10 ja jäävad elama. Ja kõik, kes saavad rohkem, surevad või pääsevad ainult tänu luuüdi siirdamisele, aga mitte alati. Ülevaade tehasest. Fukushima Daiichi tuumaelektrijaam hõlmas 6 eraldi GVV reaktorit, mille algselt kujundas General Electric ja mida haldab Tepco. Tohoku maavärina ajal 11. märts 2011 suleti reaktorid 4, 5 ja 6 uueks tankimiseks, kuid nende kasutatud tuumakütuse basseinid vajasid endiselt jahutamist. See oli tegelikult suur õnn, et jõuti 4. reaktorist kogu kütus ikkagi basseini tankida, sest sama hästi oleks võinud maavärina ajal olla olukord, kus osa kütusevaardeid oleks olnud reaktoris, millest leiti mõra ja osa basseinis ning see oleks võinud viia veel hullema katastroofini. Sest tuumakütuse laadimisprotsess ei võta päevi, vaid see on nädalate pikkune protsess ja lihtsalt vedas, et maavärin juhtus just siis, kui oli kõik juba basseinis, kuigi väga kuum veel. Vahetult peale maavärinat sulgesid elektrit tootvad reaktorid X2 ja 3 oma tuumareaktsioonid automaatselt, sisestades kontrollvardad seaduslikult volitatud ohutusprotseduuride järgi, mida nimetatakse scrammiks. See lõpetab reaktorite tavapärased tööprotsessid. Kuna reaktorid ei suutnud toota jahutusvedelikku oma pumpade käivitamiseks jõudu, tuli võrgule hädaolukorra raames diiselgeneraatorid, mis andsid võimsust jahutusvedeliku süsteemidele ja elektroonikale. Need tegutsesid normaalselt, kuni tsunami hävitas reaktorite 1, 2, 3, 4 ja 5 generaatorid. 2 generaatorid, mis jahutavad reaktorid 6, jäid kahjustamata ja oli piisavad, et neid kasutada teisaldatavate kaablite abil reaktori 5 jahutamiseks, vältides reaktori 4 ülekuumenemisega seotud probleeme. No seal oli niimoodi, et nad 20 minutit jahutasid ühe reaktori südamiku basseini, siis 20 minutit 5. reaktori südamiku ja basseini ja niimoodi vaheldumisi ja seda ajutiste kaablite abil. See oli väga suur elektriline saavutus, sest 5. reaktor oleks võinud ka minna. Suurim tsunami laine jaamas oli 13 meetrit kõrge ja tabas 50 minutit pärast esimest maavärinat.
Mõjuhetk registreeriti kaamera poolt. Seda videot on terve internet täis. Vesi üle ujutas kiiresti madalal asuvad ruumid, kus avarii diiselgeneraatorid olid paigutatud. Ülejäänud diiselgenekad ebaõnnestusid varsti pärast seda, põhjustades kriitiliste jahutusvedeliku pumbade võimsuse kadumise, voolu kadumise. Need pumbad vajavad voolu ja tsirkuleerivad pidevalt jahutusvedelikku läbi teise põlvkonna reaktori mitu päeva, et hoida ära tuumakütusevarraste sulamist, kuna kütusevardad tekitavad pärast skrämmi ka jätkuvalt tuuma lagunemist. Tuumakütusevardad muutuvad piisavalt kuumaks, et tekiks aja jooksul kütuse sulamine, kui piisavalt jahutust ei ole saadaval. Pärast sekundaarseid avariipumpasid, mida juhivad varuelektrised patareid, lõppesid või lõppu üks päev pärast tsunamit 12. märtsil peatusid B-pumbad ja reaktorid hakkasid üle kuumenema. See patareide säilimine kehtis eelkõige reaktori 3 kohta, kus see jahutus oli väga ebastabiilne ja nii kui patarei sai otsa, lendas see pilvasteks väga kiiresti. Kogunes vesinik ja pauhti suur must tuumaseen. Välimuselt 1:1. Samal ajal, kui töötajad võitlesid reaktorite jahutussüsteemi toite taastamisega ja taastasid oma kontrollruumi võimsuse, tekkisid mitmed vesiniku keemilised plahvatused. Esimeses reaktoris 12. märts ja viimane 4. reaktoris 15. märtsil. Arvatakse, et kuum tsirkooniumkattega kütuse ja vee reaktsioon reaktorites 1–3 andis 800–1000 kilogrammi vesinikku. Survestatud gaas eraldati reaktori survemahutisse, kus see segunes ümbritseva õhuga ja lõpuks saavutas need plahvatusohtliku kontsentratsiooni piiri reaktorites 1 ja 3. Tänu torustiku ühendustele 3. ja 4. reaktori vahel või alternatiivsest samast reaktsioonist, mis tekitas plahvatuse kasutatud tuumakütuse basseinis. Üksus 4 täideti ka vesinikuga, mille tulemuseks on plahvatus. Katus lendas ikka täielikult õhku. 5. korrus. Igal juhul toimus iga üksuse üleosas vesiniku plahvatus, mis oli nende üleosas. Drooni ülelend 10. märtsil võttis selged pildid iga plahvatuse mõjust väliskonstruktsioonidele. Samal ajal olid sisemised vaated varjude ja prahi tõttu varjatud. Samaaegselt jahutusvedeliku õnnetuse kadumisega hästi mõistetavate tagajärgedega põhjustas ebapiisav jahutus lõpuks reaktorite 1, 2 ja 3 sulamise. Saadud kooriumi täieliku liikumise ulatus ei ole teada, sest mitte ükski robot ei ole seal normaalselt vastu pidanud. Robotid lähevad tuksi juba 10 siivertiga, aga tasemed on 79 ja rohkem. Kuid seda arvatakse, et on läbinud vähemalt iga reaktori surveanuma põhja, asudes kuskil seal ja iga reaktori all asuva pjedestaali kohal, sarnaselt sellele, mida täheldati reaktoris nr 4 Tšernobõlis. Alates 2018. aasta septembrist on Fukushima õnnetuse tagajärjel tekkinud üks kinnitatud surm lühiajalise kiirgusega kokkupuute tõttu. Samal ajal, kui umbes 18 500 inimest, see on siis koos kadunutega, suri maavärina ja tsunami tõttu. Maksimaalne
vähi suremuse ja haigestumise hinnang vastavat lineaarsele läbiväärtuse teooriale on 1500 ja 1800, kuid enamik hinnanguid on tunduvalt väiksemad, mõnesaja vahemikus. Lisaks sellele suurenesid inimeste psüühilised häired Jaapani keskmisega võrreldes 5 korda, mis on tingitud õnnetusest ja evakueerimisest. Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO märkis 2013. aastal, et evakueeritud piirkonna elanikud olid kokku puutunud väikse kiirgusega ja kiirgusega seotud tervisemõjud on tõenäoliselt väiksed. WHO 2013 aasta aruandes ennustatakse, et evakueeritud imiku tüdrukute puhul suureneb 0,75%-line õnnetusjärgne risk kilpnäärmevähi tekkeks 1,25%-ni radioaktiivse joodiga kokkupuutel, kusjuures kasv on veidi väiksem meestel. Samuti eeldatakse, et mitmete täiendavate kiirguse poolt põhjustatud vähkide riskid suurenevad tänu teistele madala keemiste lõhustumistemperatuuriga lõhustumisproduktidele, mis vabastati ohutute rikete tõttu. Suurim suurenemine on kilpnäärmevähi korral, kuid kokku prognoositakse imikute ehk emasloomade puhul 1% suuremat riski kõikide vähitüüpide tekkeks, kusjuures risk on meestel veidi madalam, muutes naised nii kõige kiirguse suhtes tundlikumaks rühmaks. Maailma Terviseorganisatsioon ennustas, et looted sõltuvalt nende soost omavad samu riskiastmeid kui imikute rühmad. Ka aasta hiljem, 2012 aastal läbi viidud sõelumisprogrammis leiti, et enam kui kolmandikul 36% Fukushima prefektuuris elavatest lastest on kilpnäärme ebanormaalne kasv. Alates 2013. aasta augustist on Fukushima prefektuuris olnud rohkem kui 40 last, kellel on diagnoositud kilpnäärmevähk ja teised vähid. 2015. aastal oli kilpnäärmevähi arv või kilpnäärmevähi tekkimise avastuste arv 137. Sellest hoolimata on see vähktõve esinemissagedus kõrgem kui saastumata aladel ja see on tekkinud kokkupuudest tuumakiirgusega. Tšernobõli avarii andmed näitasid, et kilpnäärmevähi esinemissageduse eksplosiivsuse tõus pärast 1986. aasta katastroofi algas alles 2 kuni 5 aastase vähi inkubatsiooniperioodi jääl. Kuid kas neid andmeid on võimalik võrrelda otse tuumakatastroofiga, tuleb veel kindlaks määrata. Ajakiri Mainichi Shimbuni uuring näitas, et umbes 300 000 inimest, kes evakueeriti sealt alalt, oli 2013. augustist alates umbes 1600 evakueerimistingimustega seotud surmajuhtumit, nagu elamine ajutises elamispinnas ja haigla sulgemine. Fukushima prefektuuri maavärina ja tsunami tagajärjel otseselt põhjustatud surmajuhtumid oli 2011. aastal. Enamik on nende evakueerimistega seotud surmajuhtumite täpsed põhjused ei ole täpsustatud. Nagu omavalitsuste sõnul takistaks see kaastunde avalduse rahalise hüvitise taotlemist surnute inimeste sugulastel. 5. juulil 2012 esitas Jaapani rahvuslik
toitumine Fukushima tuumakatastroofi sõltumatu uurimiskomisjoni Jaapani valitsusele oma aruande. Komisjon leidis, et tuumakatastroof oli inimtegevusest man-made disaster. Et õnnetuse otsesed põhjused olid kõik prognoositavad enne 2011. aasta 11. märtsi. Täpsustuseks lisan ma, et see seisnes selles, et oleks saanud tuumareaktorite ette ehitada parema tammi, sest 5,4 meetrine tamm Daiichis ja 5,3 meetrine tamm Taini tuumajaamas olid ebapiisavad ja isegi üks valitsuse seismiliste teadlaste rühm hoiatas eelkõige aastal 1869 tekkinud Yogani maavärina põhjal, et need ei ole piisavad. Ja need ei olnudki piisavad. Tsunami teadupärast oli 14. Ja kusjuures 14. juulil aastal 2007 oli sama firma ehk TEPCO teises tuumajaamas Kashiwazaki Karibas ka maavärin 14 kilomeetrit tuumajaamast, mille sinda oli upper 6 ehk 6+, mis on enam-vähem võrreldav Fukushimas juhtunuga. Aga magnituud oli ainult 6,6 ja vedas, et Rannikumere värinast ei tekkinud suuremat tsunamit kui 40 sentimeetrit. Ja seetõttu neil pääses napilt see asi seal, kuigi varjatud kahjustusi oli nii palju, et seda jaama remonditi kõik need 3,5 aastat. Aga ometi polnud see piisav äratus, et teisel pool Fukushimas tuleks hakata ehitama tamme, tuua mäe otsa tuletõrjeautot, voolikud, teha õppusi. Nii et õnnetus hüüdis täielikult ette. Ja arvestades, et Niigatas Kashiwazaki Kariba tuumajaamas on olnud selle lähedases aastal 1964 maavärin magnituudiga 7,5, Shindo ehk intensiivsus oli 7 ehk kõige hullem ja tsunami oli toona 7 meetrit, mõningatel andmetel 8, siis oli 2007. aastal väga suur õnn, et see tsunami oli ainult 40 sentimeetrit, sest toona puudus ka tollel jaamal absoluutselt igasugune kaitse. Need müürid oli plastist või äärmiselt amortiseerunud ja vaevu üle meesterahva pea 3 meetrit kõige rohkem. Nii et see katastroof oleks, kui mitte juhtunud Fukus, oleks ta juhtunud 2007. Esimene kord loodus säästis, andis märku, et tehke oma asjad korda, seda ei tehtud ja teine kord enam ei halastatud. Ja nüüd läheb artikliga edasi. Aruandes leiti, et Fukushima Daiichi tuumaelektrijaam ei suutnud taluda maavärinat ja tsunamit. TEPCO reguleerivad asutused ja tuumaenergeetikat edendav valitsusasutus ei suutnud korrektselt välja töötada kõige põhilisemaid ohutusnõudeid, näiteks kahju tõenäosuse hindamist, valmistudes ette sellise kahju tekkimiseks. Tõsise kiirguse õnnetuse korral üldsuste evakueerimiskavade väljatöötamist ei suudetud välja tuua. Samal ajal esitas TEPCO Fukushima tuumajaamades toimunud õnnetuste uurimise komisjoni poolt Jaapani valitsusele oma lõpparuande aastal 2018, 23. juuli. Stanfordi teadlaste eraldi uuringus leiti, et Jaapani tehaseid haldavad suurimad kommertsettevõtted olid eriti kaitsetud võimaliku tsunami vastu. Selle põhjusi ma seletasin, et tammid olid täiesti olematud ja sellega narriti loodust. TEPCO tunnistas esmakordselt alles 12. oktoobri 2012, et ta ei ole võtnud tugevamaid meetmeid katastroofide
ärahoidmiseks. Nad kartsid oma tuumajaamade vastu kohtuasju või protestide esilekutsumist. Seda argpüksid ruudus, isegi kui see õnnetus oli ära juhtunud, siis selgus, et Tokyo kontor ütles südamike sulamise ajal, et Masao Yoshidale, jaama tegevdirektorile, kes oli valves, et ärge jumala eest laske merevett reaktoritesse, mis pani Masao Yoshida kahtlema. Aga ta siiski saatis need põrgu ja tegi seda, nii et nende Tokyo ülemuste arvust võinuks see reaktor ja kogu kompleks neil piki taevast lennata ja lõpuks oleks see neile ringiga jõudnud. See on loogika, millest mina absoluutselt aru ei saa. Lasta lihtsalt kõik minna, aga õnneks Masao Yoshida, kes põdes vähki ja suri aastal 2013, lõi selja ikkagi sirgu ja tegi seda, mida oli vaja teha, kuna olukord oli juba üle käte läinud. Tehase tegevuse lõpetamiseks ei ole selge plaane, kuid hinnanguliselt on see 30–40 aastat. No ei ole roboteid, mis suudaks seda tuumakütust seal käidelda piisavalt osavalt, sest inimene ei saa sellele läheneda aastasadu. Tšernobõlis kulus lähenemiseks ka 30 aastat ja sedagi ainult mõnekümneks sekundiks. Külmutatud mullabarjäär konstrueeriti, et ära hoida põhjavee saastumist sulanud tuumakütusega, kuid 2016. aasta juulis näitas Depo, et jääsein ei ole suutnud takistada põhjavee voolamist jaama ja segunemist väga radioaktiivsete veega rikutud reaktorihoonete sees, lisades, et nad tavaliselt on tehniliselt võimelised blokeerima põhjaveest külmutatud seina. Aastal 2018 on alanud mõned ekskursioonid Fukushima katastroofi piirkonna külastamiseks selle läheduses. Ja siin on tehase kirjeldus. Ja need tammid, mis on näha vasakpoolsel pildil, siis just esimese ja 5. reaktori vahel lihtsalt lõhuti ära. Midagi pole teha. Parempoolsel pildil on näha püsti roosa on suranu. Selle ümber on kaitsekest ning all on sõõrikukujuline suupassioonikamber. Ja üleval 4. korrusel on tuumakütuse bassein, mis on äärmiselt haavatav, kuna tal ei ole kaitsekesta. Ta on kõrgel ja oli suur õnn, et betooni tugevus oli siiski piisav, et see ei kukkunud sealt ülevalt alla, kuigi 4. reaktoris oli oht päris suur, sest seal liquefaction ehk veeldumine tekitas kahjusid ikka nii palju, et see sein meenutas eterniitkatust, samal ajal kui teistes reaktorites sama koht. Seintest oli fotodel sirge. Võrreldes rootslastega on jaapanlased äärmiselt rumalad, et tegid sellise lahenduse. Rootslased tegid igasuguse katastroofi ohu puudumise teadmisega hoopis maa alla osaliselt, ainult sisestamine käib maapinna kaudu. Aga japsid eirasid kõike. Sest Rootsi ohud ja Jaapani ohud ei ole absoluutselt võrreldavad. Fukushima tuumajaam koosnes 6 General Electricu kergveereaktorist, PVR. Sama rootslastel ka. Meil ainult betooni vahe on. Üks on nõrgem, teine tugevam. Mille koguvõimsus oli 4,7 gigavatti, mistõttu see oli üks maailma 25 suurimast tuumajaamast. See oli esimene General Electricu poolt projekteeritud tuumajaam, mida ehitas ja juhtis täielikult TEPCO. Reaktor 1 oli 439 megavatti,
PVR-3 reaktor, mis ehitati 1967. aasta juulis ja alustas tööd 26. märts 1971. See oli kavandatud taluma maavärinat, mille maapinna kiirendus oli 0,18 G ehk 1,4 meetrit sekundis ruudus. Ja reaktorid 2 ja 3 olid mõlemad 784 megavatti ja PVR-4 tüüp. Reaktor 2 alustas tööd 1974. aasta juulis ja reaktor 3 1976. aasta märtsis. Kõigi üksuste maavärina projekteerimise aluseks oli maakiirendusnäit 0,42 G. Kui võrdluseks endais oli näiteks 2,7 G. Ehk oli väga suur õnn, et Fukus ei olnud see värin tugevam. Ja need vahed tegelikkuse ja projekti vahel oli kordades. Pärast 1978. aasta Miyagi maavärinat, kui maapinna kiirendus jõudis 30 sekundi jooksul 0,125 G-ni, ei leitud reaktori kriitiliste osade kahjustusi, kuid hiljem on siiski välja tulnud töötajate jutt, et kiirgustase oli tuumajaamas Daiichi ikkagi on kõrgem kui teistes Jaapani tuumajaamades. Ja võimalik, et see lõi ka nii suurteks kahjustusteks aluse 2011. Sest ka eelmine maavärin oli projekti piiril. Reaktoritel 1-5 on Mark 1 tüüpi kaitsekonstruktsioon. No see on see survanu, mida ma näitasin ja selle ümber olev betoonkest. Ja reaktoris 6 oli Mark 2 tüüpi isoleerimisstruktuur. Alates 2010. aasta septembrist kasutati reaktoris 3 osaliselt segatud oksiididega MOX-kütust, mis oli äärmiselt rumal samm, sellepärast et selles on mitu protsenti rohkem plutooniumi ja teadupärast ülekuumenemise korral on plutoonium väga plahvatusohtlik ja palju reaktiivsem, kui seda on uraan. Ja seal piisab ainult mõnest protsendist fataalse plahvatuse tekkeks, selle paaris protsendist erinevusest. Minu meelest maavärina piirkondades tuleks ära keelustada selline kütus. Nad arvasid, et saavad niimoodi plutooniumi lihtsalt ära panna, sest seda ei ole kuhugi panna. Õnnetuse ajal sisaldasid üksused ja tsentraalne hoiubassein järgmisi kütuseseadete numbreid. Esimeses reaktoris reaktori kütuse varraste hulk 400, teises üksuses 548, kolmandas reaktoris sama. Neljandas reaktoris ei olnud, jõuti napilt tankida basseini suure õnnega. Viiendas üksuses on 548 varrast ja kuuendas 764. Keskbassein, mis asub reaktorihoonete kõrval ja mis on ehitatud aastal 2007 pärast Kobe maavärinat rangemate maavärina kindluse nõuetega, pidas vastu ja sisaldas 6375 kütusevarrast, valdavalt uraani kütusevardad. Kasutatud kütusevardaid 4. korruse basseinides oli vastavalt esimeses reaktoris 292, teises 587, kolmandas reaktoris 514, mille hulk praegu on teadmata, sest videolt oli näha, kuidas basseini kohale tekkis tulekuma samal hetkel, kui see seenega õhku lendas ja siiamaani teavad vaid nemad, kas see oli kütus või oli reaktorist.
väidavad, et reaktorist, aga mina hästi ei usu seda. Ja 4. reaktori basseinis oli 1331 kütusevarrast ehk kogu sisu, mis oli olnud reaktoris. Õnne oli seal kõvasti, et seal pooleli midagi ei olnud. Maavärin paar nädalat varem oleks ka selles katastroofi põhjustanud. 5. üksuses oli 946 varast, õigemini on, ja 6. 876 ehk kohutavad korrused. Esimese reaktori kütuse tüüp on uraan, teises samuti uraan, 3. vannutud mokskütus, mida ei tohiks olla seismilises piirkonnas üldse, 4. reaktoris, 5. reaktoris ja 6. reaktoris ka ainult uraan. Ja uusi ohutud kütusevardaid ladustati esimeses 100 tükki, teises reaktoris 28, 3. 52, 4. 204, 5. 48 ja 6. 64. No 6. reaktor pääses suurematest kahjudest tänu sellele eelmainitud elektrikute kangeslusele. Seetõttu, et oli väikse tehiskõrgendi otsa ehitatud. Nad olid vähe massiivsemad ja selle taga oli üks moodne gaasi peal töötav varu diiselgeneraator B12 ilmetu nimi, mis jäi terveks, sest oli merepinnast täpselt see 13 meetrit. Ja kergelt see vesi küll sinna pääses, aga ta ei löönud seda rivist välja. Ja tollega siis jaudati 2 reaktorit seni, kui nad piisavalt maha jahtusid. Sest 5. ja 6. olid välja lükatud alles 2. jaanuar 2011 ja november 2010. Aga kütus jahtub iga kuid. Vähemalt 2. Jahutus. Tuumareaktorid toodavad elektri tootmisel lõhustusreaktsioonis soojust, et toota auru, mida kasutatakse turbiinide käitamiseks, mis toodab elektrit. Kui reaktor lakkab töötamast, tekib kütuses ebastabiilsete isotoopide radioaktiivne lagunemine ja see tekitab soojust, lagunemise soojust ja nõuab seega jätkuvat jahutamist. Esialgu moodustab see lagunemissoojus ligikaudu 6,5% lõhustumise teel saadud kogusest, mis väheneb mitme päeva jooksul enne seiskumistaseme saavutamist. Nii et esialgu ta isegi läheb reaktiivsemaks ja siis hakkab langema. Seejärel nõuavad kasutatud tuumakütuse vardad tavaliselt mitu aastat jahutamist kasutatud tuumasekütuse basseinis, enne kui neid saab ohutult üle viia kuiva mahutisse. Reaktori number 4 kasutatud tuumakütuse basseini lagunemisvõime oli võimeline keetma umbes 70 tonni vett päevas. Reaktori südamikus tsüklilised veesüsteemid rõhu all reaktori surveanumas ja soojusvahetite vahel. Need süsteemid edastavad soojuse sekundaarse soojusvahetiga olulise veevarustuse süsteemi kaudu, kasutades merre pumbatud vett või kohapeal asuvat jahutustorni. Üksused reaktorid 2-3 olid varustatud auruturbiiniga, juhitavate hädaolukorras asuvate jahutussüsteemidega, mida saaks otseselt juhtida lagunemisest tuleneva auru abil ja mida võiks süstida vett otse reaktorisse. Ventiilide ja seiresüsteemide kasutamiseks aga oli vaja mõnda elektrienergiaallikat. Üksus oli varustatud eraldiseisva täiesti passiivse jahutussüsteemiga, isolatsioonikondentsaatoriga. See koosnes reast torustikust, mis kulges reaktori südames suure veepaagi sisemusse. Üksus number 1 oli see. Kui ventiilid on avatud, voolab aur üles, kus mahuti jahtunud vesi
kondenseerub auru tagasi vette ja jookseb raskusjõu mõjul tagasi reaktorisse. Teadmata põhjusel toimus esimese reaktori IC ainult hädaolukorras vaheldamisi. Kuid TVA-le 25. märtsil 2014 esitatud ettekandes selgitas doktor Inakaki, et IC käitati vaheldamisi, et säilitada reaktori anuma veetaset ja vältida tuuma liiga kiiret jahtumist, mis võib suurendada reaktori võimsust. Kahjuks, kuna tsunami tungis jaama, suleti IC ventiilid ja neid ei saanud elektrikatkestuse tõttu automaatselt avada ja need tuli avada käsitsi. Ja seda ka tehti. Varugeneraatorid. Kui reaktorid ei tooda elektrienergiat, saab selle jahutuspumpasid toita teised reaktorid, võrk, diiselgeneraatorid või akud. Reaktorites 1–5 ja kolmanda üksuse jaoks, see on ilmselt kütusebassein, oli olemas hädaolukorras 2 diiselmootorit. 1990. aastate lõpus paigutati 3. ja 4. reaktorile 3 täiendavat varugenekat uutele hoonetele, mis asusid kõrgemal mäe äärel, et täita uusi regulatiivseid nõudeid. Kõigile 6 üksusele võimaldati juurdepääs nendele generaatoritele, kuid lülitusjaamad, mis saatsid nende varust generaatoritest võimsuse reaktori jahutussüsteemidele reaktorites 1–5 jaoks, olid endiselt halvasti kaitstud turbiinihoonetes. Kilbid olid turbiinihoonetes halvasti kaitstutes. Üksuse 6 lülituskilp oli kaitstud ainult General Electric Mark II reaktori kestas ja see jätkas toimimist. 1990. aastate lõpus lisatud kõik 3 generaatorit tegutsesid pärast tsunamit, kuid lülitusjaamad olid viidud reaktori hoonetesse või muudesse üleujutusohtlikesse kohtadesse. Kui neid poleks sinna viidud, oleks need generaatorid andnud reaktori jahutussüsteemidele piisava võimsuse. Viga. Reaktori hädaolukorra diiselgeneraatorid ja alalisvoolupatareid, mis olid olulised komponendid jahutussüsteemi toiteks võimsuskao korral, asusid turbiinihoonete keldrites vastavalt General Electricu spetsifikatsioonidele. Kesktasemel General Electricu insenerid väljendasid muret, mis ka Tepkole edastati, et see viga jättis need üleujutuse suhtes haavatavaks. Fukushima reaktorid ei olnud mõeldud sellise suure tsunami tallumuseks ja ei olnud reaktorid muudetud, kuigi Jaapanis ja atomiagentuuris rahvusvahelises tõstatati muret ülesse. Fukushima Dainit ehk teist jaama tabas ka tsunami. Samas oli seal disaini muudatusi, mis parandasid selle vastupidavust üleujutustele ja vähendades veidi üleujutuste tekitatud kahju. Generaatorid ja nendega seotud elektrijahutussüsteemid asusid veekindlas reaktori hoones, nii et elektrivõrgu võimsust sai kasutada keskööni. Jahutamiseks mõeldud mereveepumbad olid kaitstud üleujutuste eest ja kuigi 3 reaktorit 4 algselt ebaõnnestusid, suudeti need taas tööle panna. Aga tegelikult PBS-i Doc Phil rääkis sellest, kui napilt see pääsemine ikkagi seal oli. Et vahelduv vool hävis ikkagi kõik ja alalisvool suudeti taastada tänu sellele,
Mere pool olid mõned üleujutuse ees kaitstud hooned ja 2000 mehega veeti kilomeetrite viisi kaableid, et tekitada alasvooluring uuesti ja kuna see õnnestus, siis paar tundi enne sulamisohu tekkimist paari päevaga suudeti see vool taastada nii palju selles pimedas reaktori kontrollkeskuses. See tsunami oli seal 8 meetrit ja selle kohta on foto ja keldris asuvate osalde 50% ulatuses kilbiruumides on videotes mehed näidanud, kuidas tsunami oli ikkagi tunginud läbi ja oli üle pea. Aga seal pooled asjad jäid terveks, kuna osad asjad olid rohkem veekindlad ja tsunami oli ikkagi 4 meetrit väiksem. Nii et asjad olid väga kaarmid. Keskkütte ladustamisalad. Jutt on siis sellest põhibasseinist, mis tänu rangematele maavärina nõuetele ja uudsusele vastu pidas. Reaktoritest välja võetud kütusekomplektid või vardad säilitatakse esialgu vähemalt 18 kuud nende reaktorite kõrval asuvates basseinides, need 4. korrusel. Seejärel saab neid üle kanda kesksesse kütusebasseini. Fukushima 1 ladustamisala sisaldas 6375 kütusevarrast. Pärast edasist jahtumist võib kütust üle kanda kuivhoidlasse, kus ei olnud ka mingeid kõrvalekaldeid. Tsirkoonium. Paljud tuumakütuse reaktori sisekomponendid ja kütusekomplekt on valmistatud tsirkooniumist, kuna see on neutraanide suhtes suhteliselt läbipaistev, ei takista tuumareaktsiooni. Tavalistes töötemperatuurides, mis on umbes 300 kraadi, on tsirkoonium inertne. Siiski võib tsirkooniummetall keemiliselt reageerida veega ja moodustada vaba vesinikgaasi, kui temperatuur läheb üle 1200 Celsiuse kraadi. Tsirkooniumi ja jahutusvedeliku reaktsioon tekitab rohkem soojust, mis kiirendab reaktsiooni veelgi. Lisaks võib tsirkoonium reageerida uraanoksiidiga, et moodustada tsirkooniumoksiid ja uraanimetalli. See eksotermiline reaktsioon koos boorgabriidi reageerimisega roostevabast terasest võib vabastada täiendavat soojusenergiat, aidates sellega kaasa reaktori ülekuumenemisele. Eelmised ohutusprobleemid Fukushima Daiichis aasta 1967. Hädaolukorra jahutussüsteemi paigutus. 27. veebruaril 2012 käskis Tuuma- ja Tööohutusamet TEPCO-l teatada oma põhjendusi hädajahutussüsteemi torustiku paigutuse muutmiseks. Esialgsed plaanid eraldasid torusüsteemid eralduskondensaatoris 2 reaktori vahel üksteisest. Siiski näitas ehitusplaani heakskiitmise taotlus 2 torustikku, mis olid ühendatud väljaspoolt reaktorit. Muudatusi ei tehtud, rikkudes seega eeskirju. Pärast tsunamit pidanuks isolatsioonikondensaator üle võtma jahutuspumpade funktsiooni, kondenseerides rõhuga surve anumast veega, mida kasutatakse reaktori jahutamiseks, kuid kondensaator ei töötanud korralikult ja TEPCO ei suutnud kinnitada, kas klapp avati. 1991 reaktor 1 varugeneraator üle ujutatud. 30. oktoobril 1991 ebaõnnestus läks rikki 1 reaktori number 1 varugeneraatoritest pärast reaktori keldris üleujutust. Jahutamiseks kasutatav merevesi lekib turbiinihoonesse
korrodeerunud toru tõttu umbes 20 kuupmeetrit tunnis, nagu teatasid endised töötajad 2011. aasta detsembris. Inseneri sõnul et ta teatas ülemusi võimalusest, et tsunami võib generaatorit kahjustada. Tepco paigaldas uksed, et vältida vee tungimist generaatori ruumidesse, mis osutunud piisavaks ikkagi. Jaapani tuumaohutuskomisjon teatas, et ta vaatab läbi oma ohutusjuhised ja nõuab täiendavate energiaallikate paigaldamist. 29. detsembril 2011 tunnistas Tepco kõiki neid fakte. Tema aruandes mainiti, et see ruum oli üle ujutatud läbi uste ja läbi mõned kaablite aukude, kuid ülejäänud ujutus ei katkestanud toidet toona ja reaktor peatati 1 päevaks. Üks neist 2 energiaallikast oli täielikult vee all, kuid selle ajamehhanism ei kahjustunud. 2008 ehk pärast 2007. aasta Suetsu maavärinat antud firma teises tuumajaamas Niigatas, millest eelnevalt juttu oli, tsunami uuringut ignoreeriti. 2007. aastal asutas Tepco tuumarajatiste järelevalve osakonna. Kuni 2011. aasta juunini oli selle esimees Masao Yoshida, kes siiski oma rämpsu ja tegemata jätmised heastas osaliselt. Fukushima Daiichi juht. 2008. aasta ettevõttesisene uuring näitas kohesest vajadust paremini kaitsta rajatist merevee üleujutuste eest. Uuringus mainiti tsunami lainete võimalust kuni 10,2 meetrit. Peakorteri ametnikud aga rõhutasid, et selline risk oli ebareaalne ja ei võetud ennustust tõsiselt. No kuule, mehed. Nad oleks pidanud võtma lahti Wikipedia earthquake list ja nad oleks näinud, et seal oli 3 tsunami tekitajat. Aastal 869 Yogan magnituudiga 8,9, tungides 4 ildi sisemaale. Siis on mainitud 1896. aasta Sandrika maavärinat, mis tekitas enam kui 15-meetrise tsunami Miyagi ja Fukushima piirkonnas. Ja 1933. aastal väiksema tsunami Fukushimas toona õnnel läbi 3 meetrit magnituudiga 8,4. Ehk neil tegelikult see info oli väga kättesaadav, aga neid ei võetud tõsiselt. Teadlasi ignoreeriti. Härra Okumura aktiivse maavärina ja murrangute uurimiskeskusest kutsus Tepcot ja Nisat vaatama üle oma oletusi võimaliku tsunami kõrguste kohta ja see põhineb 9. sajandi maavärinal. Kuid seda ei kaalutud sel ajal tõsiselt. No see ongi see Yogani värin, aga neid oli seal veel. USA tuumajärelevalvekomisjon hoiatas hädaolukorra ohu eest aastal juba 1991 ja NISA viitas sellele 2004. aasta aruandes. Riskide leevendamiseks meetmeid muidugi appi ei võetud. 2004. aastal oli ka valitsuskomitee, näiteks kabinetibüroo, kus hoiatusi eirati. Et tsunamid, mis oli kõrgemad kui Tepco ja valitsusametnike poolt prognoositud maksimaalselt 5,6 meetrit. No 5,6 meetrit see tamm oligi ju. Need isegi valitsuskomiteesid eirati. Lihtsalt eirati. Ei saadud aru, et see loodus, emake loodus on see, millega lihtsalt ei riskita. Maavärinate haavatavus. Jaapan nagu ülejäänud Vaikse ookeani ääres on aktiivses seismilises tsoonis, millel on kalduvus suurtele maavärinatele.
Rahvusvaheline aatomiagentuur oli väljendanud muret Jaapani tuumajaamade suutlikkuse pärast taluda maavärinaid. G8 tuumaohutuse ja turvalisuse rühma kohtumisel Tokyos 2008. aastal hoiatas aatomiagentuuri ekspert, et tugev maavärin, mille suurus on üle 7 magnituudi, võib tekitada tuumajaamadele Jaapanis tõsist probleemi. Piirkond oli kogenud 3 maavärinat, mis olid suuremad kui 8 magnituudi, sealhulgas see Yogan ehk Sanriku maavärin aastal 869, mainitud 1896. aasta Sanriku maavärin ja 1933. aasta Sanriku maavärin. Sündmused. Kõigepealt siis tuli Tohoku maavärin. 9,0 magnituudine Tohoku maavärin toimus reede 11. märts 2011 Jaapani aja järgi kell 14.46 ja epitsenter oli suurima saare Honshu lähedal. See andis Fukushimas, mis oli üle 100 kilomeetri eemal, maksimaalse maapinna kiirendusjõuks 0,56, 0,52, 0,56 vastavalt reaktorites 2, 3 ja 5. See ületas määrad, mis projekti järgi olid 0,45, 0,45 ja 0,46 G-d projekti järgi. Maakiirendusväärtused olid projekti piires reaktorites 1, 4 ja 6, aga see on pettus. Ainult maakiirendusnumber ei määra kahjustuste hulka. Kahjustuste hulka määrab ka maavärina pikkus, veeldumisraskusaste, mis pinnasele on jaam tehtud ja sellepärast sai võimalikuks see, et struktuurselt said kõige rohkem kahjustusi 1. ja 4. reaktor. Nad tunnistavad seda nii ääri-veeri, aga tõendeid on sellest enam kui küllalt. Kui maavärin tabas, tegutsesid reaktorid 1, 2, 3, aga ülejäänud olid suletud tankimiseks ja kontrolliks. Reaktorid 1, 2, 3 sulgusid kohe automaatselt. See tähendas, et tehas lõpetas elektri tootmise ja ei saanud oma jõudu voolu kasutada. Üks kahest ühendusest välise võimsusega omadest üksuste, mis olid mõeldud üksustele 1-3 ebaõnnestuse puhudes. Nii et 13 kohapealset hädaolukorra diiselgenekat hakkasid andma energiat. Kuni tsunami tulekuni siis. Tsunami ja üleujutused. Maavärin vallandas 13-15 meetri kõrguse tsunami, mis saabus umbes 50 minutit hiljem. Lained ületasid elektrijaama turbiinihoonete keldrid üleujutusega ja tehas kaitsetammi, mille kõrgus oli 5,7 meetrit. Nad blokeerisid diiselgeneraatorid. Seejärel teatas TEPCO ametiasutustele esimese taseme hädaolukorrast. Lülitusjaamad ehk supplaid, mis andsid võimsust 3 kõrgemal asuvast varu süsteemist ebaõnnestusid, kui neid majutanud hoone ujutati üle. Seadmete juhtimissüsteemide võimsus lülitati üle patareidele, mis olid ette nähtud voolu tagamiseks umbes 8 tundi. Täiendavad akud ja mobiilgeneraatorid saadeti saidile ehk jaama territooriumile. Kuid hilinemised tulid, kuna olid halvad teeolud. Esimene neist saabus alles kell 21.00, peaaegu 6 tundi pärast tsunamit. Kõik oli risu täis. Puuduvad katsed
kaasaskantavate genereeritavate seadmete ühendamiseks veepumpadega. No tegelikult katsetati, aga mõistagi, kuna vesi oli igale poole tunginud ja keldrit täis seda, siis läks see lühisesse ja edastistest katsetest loobuti. Rike oli loomulikult tingitud üleujutusest keldri ühenduspunktis ja sobivate kaablite puudumine oli ka, vesi ja elekter ei käi kokku nagunii. Tal ei olnudki midagi päästa. Tepko vahetas oma taktikat ja keskendus jõupingutustele uute liinide paigaldamiseks ja võrguühenduse taastamiseks. 1/6 reaktori generaator jätkas tegevust 17. märtsini, samas kui väline vooluvõimsus liinide kaudu taastati 5. ja 6. reaktoris alles 20. märtsil. Jutt on siis elektriliinidest. Totaalne blackout. Evakueerimine. Valitsus kehtestas esialgu 4-etapilise evakueerimisprotsessi. Keelatud juurdepääsu ala 3 kilomeetrit, hoiatuspiirkonna 3-20 ja evakueerimisele ettevalmistatud ala 30 kilomeetrit. Esimesel päeval evakueeriti keelatud juurdepääsu hoiatuspiirkondades hinnanguliselt 170 000 inimest. Peaminister Kann andis hoiatuspiirkonnas asuvatele inimestele käsu lahkuda ja nõudis, et ettevalmistatud piirkonnas eemal asuvad inimesed jääks siseruumidesse. Viimaseid rühmi kutsuti üles evakueeruma ise 25. märtsil alles. 20 kilomeetri tsooni valvasid teetõkked, et kiirgus mõjutaks vähem isikuid. Maavärin ja tsunami hävitasid üle 2 miljoni hoone, mis viis kokku 475 000 inimese evakueerimiseni. 470 000 inimesest, kes oli evakueeritud, oli tuumaõnnetuse tõttu evakueeritud, neist 154 000 inimest. Üksused ehk reaktorid 1, 2 ja 3. Reaktorites 1, 2, 3 põhjustas ülekuumenemine vee ja tsirkooniumi vahel reaktsiooni, mis tekitas vesinik ehk paukgaasi. 2. märts põhjustas reaktoris 1 plahvatuse vesinik, hävitades hoone ülemise osa ja vigastades 5 töölist. 14. märtsil toimus sarnane plahvatus, mis aga oli millegipärast palju süsimuste ja tuumaseedekujulisem reaktori 3. hoones või 3. reaktori hoones, puhudes katuse, vigastades 11 inimest. 15. päeval toimus reaktoris 4 hoone plahvatus väidetavalt reaktori jagatud ventilatsioonitoru tõttu. Aga samas hiljem on liikunud ka versioon, mis räägib sellest, et tuumakütuse anuma ja kütuse esmase ladustusbasseini vaheline luuk oli natukene maavärinas järgi andnud ja nihkunud, mistõttu sealt lekkis veidi vesi välja, aga lõplikku tõde teavad vaid nemad, sest igavene vassimine selle 4. reaktori õnnetuse ümber on kestnud tänaseni, 8 aastat hiljem. Südamike sulamine. Reaktori südamikel õnnetuse ajal tekkinud kahjustuste hulk ja sulanud tuumakütuse kooriumi paigutus isoleeritud kestas on teadmata. Tepko on oma hinnanguid mitu korda ümber vaadanud. 16. märts 2011 hindas Tepko, et 70% esimese üksuse kütusest on sulanud ja 33% teises reaktoris ja et ka 3. osa tuum võib olla kahjustunud.
Reaalsus oli see, et 3. reaktoris leiti aastal 2017 kooriumi veel kõige rohkem. Ainukene, mis on üles leitud robotite abil muidugi, inimene sinna läheneda ei saa. Ja seda leidis veealune robot. Alates 2015. aastast võib eeldada, et enamik kütus sulas läbi reaktori surveanuma, mida tuntakse reaktori südamikuna, ja see peatub primaarse mahuti põhjas, olles peatunud PCV betooni abil. Seal oli betoon pjedestaal selline. 2017. aasta juulis filmiski kaugjuhtimisega veealune robot esmakordselt ilmselt sulanud kütust vahetult 3. reaktoris surveanuma all. TEPCO avaldas 2011. aasta novembris täiendavad hinnangud kütuse seisundi asukoha kohta. Aruandes jõuti järeldusele, et üksus RPV kahjustati katastroofi ajal ja et märkimisväärsed kogused sulanud kütusest olid langenud PCV põhja. PCV erosioon sulatatud kütuse poolt pärast südamiku sulamist hinnati umbes 0,7 meetrit sügavaks, samas kui selle paksus on 7,6 meetrit. Enne aruannet läbi viidud gaasiproovide käigus ei täheldatud ühtegi märki, et kütus oleks pidevalt reageerinud PCV betooniga. Ja kogu esimese reaktori kütus oli hästi jahtunud, kaasa arvatud reaktori põhjale langenud kütus. Kütus reaktorites 2 ja 3 oli sulanud, kuid vähem kui reaktoris 1. Eeldati, et kütus on endiselt RPV-s ehk surveanumas. Ilma, et PCV põhjas oleks langenud märkimisväärne kogus kütust, tegelikult ikka teises reaktoris endoskoop 2012. aasta alguses näitas, et külje pealt on ikkagi välja sulanud. Pildi kvaliteet nii palju hea oli, mis on muidugi jällegi Toshiba inseneride tippsaavutus, sest kiirgustase oli 79 siivertit tunnis. Ja robotitel on see üldise 10 siivertit tunnis, see taluvus. See on nagu olulisem info praegu. Kui 2013. aasta novembris teatas Yamaguchi Associated Pressi ehk AP-le, et on olemas arvutisimulatsioone, mis viitavad sellele, et sulanud kütus esimeses reaktoris, mille südamiku kahjustus oli kõige ulatuslikum, on rikkunud primaarse surveanuma põhja ja isegi osaliselt söönud selle all olevasse betooni, mis ulatub maapinnast umbes 30 sentimeetri kõrgusel. Kyoto ülikooli tuumainsener ütles nende hinnangute kohta: me ei saa olla kindlad seni, kui me ei näe reaktorite tegelikku sisemust. Alles siis, kui näeme, siis saame öelda, mis seal oli. 2013. aasta detsembri aruande kohaselt hindas TEPCO reaktor 1 kohta, et lagunemisvõime peab olema piisavalt vähendanud. Võib eeldada, et sulanud kütus jäi PCV-sse esmane konteiner. 2014. aasta augustis vabastas TEPCO uue muudetud hinnangu, et reaktoril 3 oli õnnetuse algfaasis täielik sulamine. Ja nii see oli ka, tõendike leiti 2017. Selle uue hinnangu kohaselt oli õnnetuse esimese 3 päeva jooksul kogu reaktori 3 kütus sulanud läbi RPV ja langenud PCV põhjale. Need hinnangud põhinesid simulatsioonil, mis näitas, et reaktori 3 südamik tungis läbi 1,2 meetri
PCV betoonalusest ja jõudis 26–68 sentimeetrini PCV terasest seinast, mis on sisuliselt viimane tõke enne maapinda. 2015. aasta veebruaris alustas TEPCO reaktorites 1, 2 ja 3 müoonskanneerimise protsessi. Selle skanneerimisseadmega on võimalik kindlaks määrata järgijäänud tuumakütuse ligikaudne kogus ja asukoht, kuid mitte kooriumi kogust ja hulka PCV-s. Ta on ebatäpne. 2015. aasta märtsis vabastas TEPCO esimese reaktori müoonskanneerimise tulemuse, mis näitas, et surveanumas polnud kütust näha, mis viitab, et enamik, kui mitte kõik sulanud kütus oli PCV põhjal langenud ja see muutis esimese üksuse eemaldamise kava. 2017. aasta veebruaris, 6 aasta möödumisel katastroofist hinnati, et teise reaktori hoonete kiirgusmäär on umbes 650 siiverdit tunnis. Hinnangud muudeti hiljem 80 siiverdit tunnis, mida oli ka üks masin leidnud juba aastal 2012. Need on 8 korda surmavamad kui sellest annusest, mis murrab maha ka tuleva mehe. Need näitajad olid suurimad, mis on registreeritud pärast katastroofi toimumist 2011. aastal ja esimene, mis registreeriti reaktori selles piirkonnas pärast sulamist. Pildid näitasid reaktori surveanumal metallrestil olevat auku, mis viitab sellele, et tuumakütus oli sellest piirkonnast surveanumast välja pääsenud. 2018. aasta jaanuaris tehtud uuring kinnitas kaugjuhtimisega kaamera poolt, et tuumakütuse prügi oli reaktoris 2 surveanuma all oleva PCV alamises osas, näidates kütust, mis oli põgenenud surveanumast. Täheldati ka tuumakütuse komplekti ehk varda ülemist käepidem, mis kinnitas, et märkimisväärne osa tuumakütusest oli sulanud. Reaktorid 4, 5 ja 6. 4. reaktor ei töötanud, kui maavärin tabas. Kõik 4. reaktori kütusevardad olid enne tsunamit reaktori hoone ülemisel korrusel asuvasse tuumakütuse basseini üle viidud. 15. märtsil kahjustas plahvatus 4. korruse katuse piirkonda, luues välimishoone seinale 2 suurt ava. Teatati, et kasutatud tuumakütuse basseini vesi võib olla keev. Kiirgus 4. reaktori üksuse juhtruumis takistas töötajatel seal pikka aega viibida. Kasutatud tuumakütuse basseini visuaalne kontroll 30. aprillil 2011 näitas, et vardad ei ole oluliselt kahjustunud. Tiigivee radiokeemiline uurimine näitas, et vähe kütust oli kahjustatud. Nad päästsid seal ära selle. 2013. aasta novembris alustas TEPCO 1533 kütusevarda liigutamist 4. reaktori jahutusbasseinist keskbasseini. See protsess viidi lõpule aastal 2014, 22. detsember ehk üle aasta kulus tühjendamiseks. Ja need siis pandi ohutudesse tugevatesse konteineritesse. Vahemärkusena olgu öeldud, et need konteinerid on disainitud alla kukkuma 75 meetri kõrguselt, ilma et nad puruneks. 5. ja 6. reaktor. Ka maavärinast tabatud reaktorid 5 ja 6 ei töötanud. Erinevalt 4. reaktorist olid nende kütusevardad veel reaktoris.
Reaktoreid jälgiti hoolikalt, kuna jahutusprotsessid ei toiminud hästi. Eelnevalt sai mainitud, et ainult ühe generaatori taga oli 400 asja ehk 2 reaktori jahutamine. Nii üksus ehk reaktor 5 kuni ka reaktor 6 jagasid hädaolukorras töötavad generaatorid, millest just oli juttu, ning jaotusseadet ning saavutasid edukalt külma seiskamise 9 päeva peale õnnetus 20. märtsil alles. Nii et 9 päeva oli seegi ohtlik. Keskladustamise maja. 21. märtsil tõusis keskmise kütusebasseini temperatuur mõnevõrra 61 kraadini ja basseini pihustati vett. Võimsust taastati jahutussüsteemide jaoks alles 24. märtsil ja 28. märtsil ja temperatuur teatati siis kuni 35 kraadi, aga oli normis. Kui läheb üle 100 kraadi, siis on asi halvasti, siis keeb tühjaks. Aga see on õnnestus ära hoida. Radioaktiivse materjali edastati või eraldati mitmel põhjusel. Tahtlik ventileerimine gaasirõhu vähendamiseks, mida pidi tegema, jahutusvedeliku tahtlik merre heitmine, mida pidi tegema, ning kontrollimatud sündmused, plahvatused, põlengud, sulamised. Mure suurte kiirguskoguste vabanemisvõimaluste pärast tõi elektrijaama ümber 20 kilomeetrise evakuatsioonitsooni ja soovitusi ümbritsevale 20 kuni 30 kilomeetri tsooni inimestele, et need jääksid siseruumidesse. Hiljem Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja mõned teised riigid ütlesid oma kodanikele, et nad kaaluvad Tokyost lahkumist. Nad kartsid saasta levikut. 2015. aastal oli veel kraanivee saastumine Tokyos suurem kui teistes Jaapani linnades. Jälgiti laialdaselt radioaktiivsust, joodi 131, seesium 134, mis istub kaaliumi asemele ja põhjustab infarkti, ja tseesium 137 samamoodi ja selle viimase poolestuse on terve 30 aastat, ehk ta tapab inimese tervise ära lihtsalt. 21. märtsi juuli keskpaigani sisenes ookeani umbes 20 betabekrelit tseesium 137, umbes 8,4 kilo. Umbes 82% sellest voolas merre enne 8. aprilli. Fukushima rannikul on siiski mõned maailma tugevaimad hoovused ja need viisid saastunud veed kaugele Vaiksesse ookeani, põhjustades seega radioaktiivsete elementide suurt hajumist. Nii merevee kui ranniku setete mõõtmise tulemuseks oli eeldus, et õnnetuse tagajärjed radioaktiivsuse seisukohalt oleksid mereelust alates 2011. aasta sügisest väikesed. Nõrk radioaktiivsuse kontsentratsioon vees ja piiratud kogunemine merre. Teisest küljest võib merekeskkonna märkimisväärne reostus tuumaelektrijaama lähedal jääda, kuna merre veetava radioaktiivse materjali saabumine ookeani jätkub saastunud pinnaselt pärineva põhja ja pinnaveega. Mägedest voolas vesi alla. Organismid, mis filtreerivad vett ja on kala toiduahela ülemises otsas, on aja jooksul tseesiumi reostuse suhtes kõige tundlikumad. Seega on õigustatud säilitada Fukushima rannikuvetes püütud mereelu ehk kalade järelevalve. Hoolimata tseesiumi isotoopide kontsentratsioonist on Jaapani vetes 10 kuni 1000 korda rohkem kui tavaline kontsentratsioon enne õnnetust. Aga siiski on kiirgusrisk madalam sellest, mida peetakse üldiselt mereloomadele ja inimtarbijatele kahjulik.
Tokyo ülikooli veealuste tehnoloogiauuringute keskuse töötajad tõmbasid paatide taha detektorid, et kaardistada Fukushima ääres asuvaid ookeani põhjasid ja neid kalasid seal. Ülikooli dotsent ütles 2013. aastal, et kiirgus on jäänud sadu kordi nõrgemaks kui merepõhja teistel aladel, mis viitab pidevale saastumisele jaamast. Üldise tuumakatsetuste keelustamise lepingu organisatsiooni kontrollsüsteem jälgis radioaktiivset levikut ülemaailmsel tasandil. Radioaktiivseid isotoope täheldasid üle 40 seirejaama. 12. märtsil jõudsid radioaktiivsed heitmed kõigepealt Jaapanist Takasaki seirejaama umbes 200 kilomeetri kaugusel. Radioaktiivsed isotoobid ilmusid Ida-Venemaal 14. märts ja Ameerika Ühendriikide läänerannikul 2 päeva hiljem. 15. päeval täheldati radioaktiivsuse jälgi kogu põhjapoolkeral. 1 kuu jooksul täheldasid jaamad lõunapoolkeral radioaktiivseid osakesi. Vabanenud radioaktiivsuse hinnangud oli 10–40% Tšernobõli omast. Oluliselt saastunud ala oli 10–12% Tšernobõli omast ehk oluliselt vähem. 2011. aasta märtsis teatasid Jaapani ametnikud, et Tokyos 18 veepuhastusjaamas ja 5 muus prefektuuris avastati radioaktiivset joodi 131, mis ületab imikutele kehtestatud ohutuspiirid. See on kilpnäärmevähi tekitaja, aga õnneks on tema hoolestusaeg 8 päeva. Ja ei suudeta kontrollida radioaktiivse materjali levikut ainetega. Radioaktiivset materjali avastati 2011. aastal toodetud toidus, sealhulgas pinatis, tees, lehes, piimas, kalas ja veiselihas kuni 320 kilomeetri kaugusel tehasest. 2012. aasta põllukultuurid ei näidanud radioaktiivse saastumise märke enam. Kapsas, riis ja veiseliha näitasid radioaktiivsust vähe. Fukushima toodetud riisiturg Tokyos kiideti tarbijatele kõlbulikuks. Siin on meil avaldatud määrad, kui palju radioaktiivset rämpsu paiskus õhku bekrellides ja mis kokku on umbes 11% Tšernobõli heitkogustest. 26. oktoobril 2012 tunnistas TEPCO, et ta ei saa peatada ookeani sisenevat materjali, kuna heitkogused olid stabiliseerunud. Ette nähtud lekked ei saanud välistada, sest reaktori keldrid jäid üle ujutatuks. Ettevõte ehitas saidi ja ookeani vahele 2400 jala pikkuse terasest ja betoonist seina, mis oli põhimõtteliselt ainult toorud. Ja naerukoht tulevikku silmas pidades. See ulatus merepinnast alla 100 meetri, kuid seda ei lõpetatud enne 2014. aasta keskpaika. 2012. aasta augustis püüti kalda lähedal 2 üht liigi kala. Need sisaldasid rohkem kui 25 000 bekrelli, cesium 137 kilogrammi kohta, mis on suurim pärast katastroofi mõõdetud ja 250 korda rohkem kui valitsuse ohutuspiir. 22. juulil 2013 ilmnes TEPCO, et tehas jätkas radioaktiivse vee lekitamist Vaiksesse ookeani, mida kohalikud kalurid ja sõltumatud uurijad kahtlustasid. TEPCO eitas varem seda, et seda juhtus.
ja Jaapani peaminister Shinzo Abe käskis valitsusel uurida. 20. augustil teatati järgmisest vahejuhtumist, et mahutist on lekkinud 300 tonni tugevalt saastunud vett. Umbes sama palju vett kui 1/8 olümpiasuurusega basseinis. Siin on saastumine Vaikses ookeanis. Valitsusasutused ja TEPCO olid ette valmistamata tuumakatastroofi jaoks. Tsunami, mis algas tuumakatastroofist, oleks võinud ja oleks pidanud olema ette nähtud ning ebamäärasus avalik-õiguslike eraasutuste rollist selles kriisis oli Fukushima halva reguleerimise tulem. 2012. aasta märtsis ütles Yoshihiko Noda, et valitsus jagab Fukushima katastroofi süüdistust. Ametnikud olid pimestatud valedest veendumustest tänu riigi tehnoloogilisele eksimatusele ning need võeti vastu ohutuse müütidega. Noda ütles, kõik peavad jagama vastutustunnet. Naoto Kan, Jaapani peaminister tsunami ajal, oli riik katastroofi jaoks valmis ja tuumajaamad ei oleks tohtinud olla ehitatud nii lähedal ookeanile. Kan tunnistas vigu ametiasutuste kriisiga tegelemisel, sealhulgas nõrga suhtlemise ja koordineerimise kommunaalametnike ja valitsuste vahel. Ta ütles, et katastroof pani hulga veelgi suuremad inimtegevusest tingitud haavatavustele tähelepanu pöörama Jaapani tuumatööstuses ja reguleerimises, alates ebapiisavatest ohutuseeskirjadest kuni kriisi ohjamisena, mida ta aga kõike ütles. Füüsik ja keskkonnakaitsja Lavnis ütles, et Jaapani jäigad bürokraatlikud struktuurid, vastumeelsus saada halbu uudiseid, vajadus säästa, nõrk poliitiline alternatiivide arendamine, innukus säilitada tuumaenergia avalikkuse heakskiit ja poliitiliselt nõrk valitsus koos TEPCO väga hierarhilise juhtumiga oli ja lisaks sellele on nii TEPCO kui Jaapani valitsus ammu tihedalt kontrollinud teavet, mida tuuma ja energia kohta inimesed Jaapanis saavad ja selle alternatiivide kohta ka ajupesu oli see. Kehv suhtlemine oli nagunii, millest alguses on juttu olnud. Jaapani ühiskond on liiga viisakas ja ei julge halvasti öelda. Ka siis, kui juba häda majas ja see ei ole hea. On mainitud, et jaama töötajal ei olnud näiteks selgeid juhist, kuidas katastroofile reageerida, mis põhjustas ka halba suhtlemist, eriti kui katastroof hävitas varukenekad. Sündmus oli tuuma õnnetuste skaalal -7. See skaala algab nullist, mis näitab ebanormaalset olukorda, millel ei ole ohutusalaseid tagajärgi, kuni 7. tasemeni, mis näitab õnnetust, mis põhjustab ulatuslikku saastumist koos tõsiste tervisemõjude ja keskkonnakahjudega. Enne Fukushimat oli Tšernobõli katastroof ainuke 7. taseme õnnetus, samal ajal kui 3 Mile Islandi õnnetus hinnati 5. taseme vääriliseks. Erinevalt Tšernobõlist paiknesid kõik Jaapani reaktorid betoonist kaitseanumates, mis piirasid strontsium 90, ameriitsium 241 ja plutooniumi vabanemist, mis olid Tšernobõli intsidentis vabanenud raadioisotoopide hulgas. Radiatsiooniriskid on seotud eelkõige vähktõve tekkega.
Jaapani Fukushima tuumaavarii kõige halvemini mõjutatud piirkonnas on teatud kasvajate nagu leukeemia kasvamise oht veidi suurem, samuti vähi ja kilpnäämevähi ja rinnavähi oma. Väljaspool Jaapanit toimunud õnnetuse hinnangulised efektiivsed annused loetakse väiksemaks annustest, mida rahvusvaheline kiiruskaitse kogukond peab väga väikseks. WHO teatas 2013. aastal, et evakueeritud elanikud olid kokku puutunud nii vähe kiirgusega, et kiirgusega seotud tervisemõjud olid tõenäoliselt allpool tuvastatavat tasemel. No kiire evakuatsioon päästis, jah. Aruandest ilmnes, et kõige rohkem kannatanud piirkondades elavate laste puhul suureneb elu jooksul tekkiv vähirisk ligikaudu 1%, suureneb. Ta ennustas, et kõige saastunud aladel populatsioonid suhtuvad 70% võrra kõrgenenud kilpnäämevähi riski tekkeks imikutel, kokkupuutuvatel naistele ja 7% kõrgemaks suhtelisele leukeemia riskile imikutel ja 6% rinnavähi suhteline suurem risk imikutel. 1/3 kaasatud päästetöötajatest on kasvanud vähktõveriskiga. Loote vähiriskid olid sarnased 1-aastaste imikute riskidega. Hinnanguline vähirisk lastel ja täiskasvanutel oli väiksem kui imikutel. No see on loogiline. Ülemaailmne tuumaühendus teatab, et Fukushima läheduses elavate inimeste kiirgusega kokkupuude eeldatavasti on elu jooksul alla 10 millisieverti. Võrdluseks, et eluaegne tauskiirguse annus inimesel on 170 millisievertit. Kahe 2018. aasta veebruaris hakkas Jaapan Fukushima rannikuvööndis püütud kala taas eksportima. Prefektuuri ametnike sõnul ei leitud alates 2015. aasta aprillist mereande, mille kiirgustase ületab Jaapani ohutusstandardeid. Tai on esimene riik, kes saab Jaapani Fukushima prefektuurist värsket kala. Aga see varjamine jälle globaalse soojenemise ärahoidmiseks korraldatud kampaanias on nõutud, et toidu ja ravimiamet avalikustaks Fukushima kalade ja Bangkoki Jaapani restoranide importija nime. Stop Global Warming Associationi esimees Janja sõnul peab VTA kaitsma tarbijate õigust, tellides Fukushima kala teenindavatele restoranidele, et see teave oma klientidele kättesaadavaks teha, et nad saaksid otsustada, kas seda süüa või mitte. Jumala õige suhtumine. Japsid muidugi ei taha öelda. 2018. aasta juulis leidis robotsond, et kiirgustase on ikka inimestele liiga kõrge, et töötada reaktor number 1 hoones. Tehti kilpnäärme sõeluuringuprogramme. Kahe 2013. aasta veebruaris avaldatud Fukushima prefektuuri tervisekorralduse uuringu 10. aruande kohaselt diagnoositi rohkem kui 40% Fukushima prefektuuri ümbritsetud lastest kilpnäärme sõlmesid või süste. Ultrasonograafilised süsti tuvastatud kilpnäärme sõlmed ja süstid on väga levinud ja neid
võib leida erinevates uuringutes sagedusega kuni 67%. Hüvitiste teema. Tepco poolt makstava hüvitise summa peaks jõudma 7 triljoni jeenini. Jaapani maksumaksjate kulud ületavad 12 triljoni jeeni piiri. 2016. aasta detsembris hindas valitsus Tepcomi lammutamise kompensatsiooni ja radioaktiivsete jäätmete ladustamise kuludeks 21,5 triljonit jeeni, mis on peaaegu 2 korda suurem kui 2013. aasta hinnang. 2017. aasta märtsis otsustas Jaapani kohus, et valitsuse hooletus on viinud Fukushima katastroofini, kuna ta ei kasutanud oma regulatiivseid volitusi, et sundida Tepcot võtma appi ennetavaid meetmeid. Tokyo lähedal asuv Maebashi ringkonnakohus andis 39 inimesele kokku $345 000 ja 137 inimesele, kes olid sunnitud pärast oma kodudest põgenema. Naeruväärt, tegelikult need kahjust kannatada saanud isikuid oli 140 000. Energiapoliitika mõju oli see, et 2012. aasta märtsiks, üks aasta peale katastroofi, olid kõik tuumajaamad välja arvatud 2 ohireaktorit suletud. Mõned olid kahjustatud maavärinast ja tsunamist kergelt. Kohalike omavalitsuste üksustele anti volitused taaskäivitada pärast planeeritud hooldust kogu aasta jooksul. See Japan Timesi sõnul muutis katastroof riiklikust energiapoliitilisest arutelust peaaegu üleöö. Jaapani valitsuse tuumavaldkonna pikaajaliselt turvatunde purustades tõstis kriis üldsuse teadlikkust energiatarbimisest ja tekitas tuumavastase meeleolu. Jaapani kabineti poolt 2011. aasta oktoobris heaks kiidetud valges raamatus öeldakse, katastroof kahjustas suuresti tuumaenergia ohutuse vastu üldsuse usaldust ja nõudis riigi sõltuvuse vähendamist tuumaenergiast. Samuti jäeti välja eelmise aasta poliitika kontrollis osalenud tuumaenergia laiendamise kavad ja osad. Ja praegune Vatikani esindaja IAES Michal Panats ütles 2011. aasta septembris Viinis toimunud konverentsil, et katastroof tekitas uusi probleeme tuumajaama ohutustes üle kogu maailma. Osaka abipiirkonna Michael Koromat suure sõnul peaks see juhtum Jaapanist ja teistest riikidest sundima tuumaprojektidest loobuma. Eelkõige mõeldud seismilisi piirkondi. Ta kutsus üles maailma kristlikku kogukonda toetama seda tuumavastast kampaaniat. Korea ja Filipiinide piiskopide konverentside avaldused kutsusid oma valitsust üles loobumas aatomienergiast. Kirjanduse Nobeli auhinna saanud autor Kenzaburo Oe kutsus Jaapanit oma reaktoritest loobuma. Maavärina epitsentrile kõige lähemal olnud tuumajaam Onagawa jaam kannatas edukalt kataklüsmi. Reutersi sõnul võib see olla tuumarelva ja tuumatööstuse lobitöö trumbiks, mis annab tõendeid selle kohta, et õigesti projekteeritud ja käidetud tuumarajatist on võimalik sellise kataklüsmi eest kaitsta või mis peavad sellele vastu õigemini. Praegu on 30% riigi elektrienergiast
tootmisel vedelgaasist ja kivisöest. Ja, aga nüüd on nad ikka neid reaktoreid jälle käivitanud. 2011. aasta septembris ütles Michael Snyder, et katastroofi võib mõista kui ainulaadset võimalust energiapoliitika õigeks saada. Saksamaa koos tuuma järk-järgulise lõpetamise otsusega, mis põhineb taastuvenergia programmil, Jaapanid olles valusalt kannatanud, kuid omades unikaalset tehnilist suutlikkust ja ühiskondlikku distsipliini, võib olla tõeline paradigma nihutajate esirinnas tõeliselt jätkusuutliku madala süsiniku ja tuumavaba energiapoliitika arendamisel. Fukushima rannikust kavatseti ehitada 2 megavatilise turbiiniga avamere ujuvtuulepark. Esimene tehti 2013. aasta novembris. Pärast hindamisetapi lõppu aastal 2016 kavatseb Jaapan ehitada Fukushimasse kuni 80 ujuvat tuuleturbiini aastaks 2020. 2012. aastal ütles peaminister Kan, et katastroof tegi talle selgeks, et Jaapan peab oluliselt vähendama oma sõltuvust tuumaenergiast, mis varustas enne kriisi 30% riigi elektrienergiast ja muutis ta taastuvenergia usklikuks inimeseks. Päikesepaneelide müük Jaapanis kasvas 2011 30,7%, 1296 megavatini, millele aitas kaasa valitsuse taastuvenergia edendamise kava. Canadian Solar sai rahastamist oma plaanideks ehitada Jaapanisse 150 megavatise võimsusega tehas, mis on kavandatud tootmise alustamiseks 2014.